Jaa. Tere. Tere. Kas ma räägin Liisiga? Jaa. Väga meeldiv, ma olen Peep Kasepõld. Nii. Ja helistan teile Eesti Naabrikaitse Liidu Tartu esindusest. Nii. Kuna täna siis Tallinna ja teiste Eesti linnade esindused on puhkamas, siis meie korraldame nii-öelda naabrikaitse valveseisaku Eestis. See on nagu valvearst haiglas. Nii. Teate, kes on valvearst haiglas? Ma tean küll, aga ma ei leia seost praegu. Nimelt andmed, mis trall teil toimub seal korteris juba laupäevast saadik? Hansuu tänaval. Kus asja? Laupäevast alates inimesed kaebavad, et teie korteris toimub mingisugune trall ja pidu. Sünnipäev äkki? Sünnipäev? Nii. Kas see on põhjus, miks peaks kaaskondlaste rahu rikkuma? Kuidas? Inimesed ei saa elada teie juures. Ega mis on mure? Naabrid kaebavad, et teie korteris toimub mingisugune pidu. No aga mis on mure siis, et inimesed kõnnivad või et muusika mängib või milles küsimus? Et muusika on liiga vali, jaa. Nimelt üks naaber teie majast on lausa loobunud seal majas nüüd edasi praegusel hetkel viibimast. Läks minema oma vanemate juurde. Saate aru, et inimese oma korterist lausa välja ajanud. Aga ta oleks võinud siis tulla öelda seda. No aga hea, et tal oli kuhugi minna vähemalt. Ta ei vaevunud tulla. Ütlema, ta teatas meie esindusele ja meie võtsime nüüd teiega ühendust. No selge, ta oleks võinud lihtsalt tulla öelda. Me oleks seda arvesse võtnud ja oleks vaiksemalt olnud. No jaa, aga inimene läks nüüd ära vanemate juurde. Aga kujutate ette sellist pilti, kui inimesel ei ole kuhugi minna? Ei, aga kujutate seda pilti ette, ta oleks võinud öelda meile seda. Sest enamasti on meil ikka siin nagu 2 inimest ja väga vaikne ja õhtuti on telekas mängib ja inimesed lähevad varakult magama, nii et ilmselt on tegemist harukordse asjaga. Harukordse asjaga? Jah. Aga kuidas te nüüd kavatsete inimestele kompenseerida antud rahu rikkumise? Toote Valdise Puurmanist tagasi või? Te ütlete nalja või? Kas ma tundun sellise häälega, et ma teeksin nalja? No siis oleks tulnud öelda seda. Praegu hakata ajama, ma ei tea, mingit imelikku juttu. Oodake üks hetk. Mis asja? Eelmast on väljakutse. Ma ei saa praegu. Ühesõnaga, mis te siis teete ja mis värk teil nende parkimiskohtadega seal maja ümbruses on? Inimesed kaebavad, et kõik kohad on teie maja juures siis hõivatud teie sõprade autode poolt. Ärge tehke asja aeg lolli juttu. Kas ma tundun sellise häälega, et ma ajaksin lolli juttu? Täna on selline päev, et ma tahan ka koju minna puhkama. Mul ei ole kavas siin kaua pikka juttu ajada, et nagu ma olen ka ise natukene selline otsekohene, et ma tahan asjad selgeks rääkida. Hommikul fekaaliauto ei pääsenud näiteks teie maja juurde. Ja kuidas see minuga seotud on? No teie sõprade autod on ummistanud. Mis kell tuli teie auto? Kell 7 hommikul. Jah, aga meie külalised läksid ära kell 1. Kell 1 päeval? Öösel. No aga miks meil on siis andmed, et teie sõprade autod on seal ümber maja? Järelikult ei ole need minu sõprade autod. Kas homme hommikul on plaanis ka seal mingit suurt parkimisaktsiooni korraldada? Homme tulemas nimelt Generaator OÜ tõstuks sinna. Kuulge, ärge ajage lolli juttu. Mis mõttes? Minul on 1 auto ja minu noormehel on 1 auto ja rohkem meil autosid ei pargi siin läheduses. Minu sõbrad läksid ära, tegelikult mul viimased sõbrad läksid ära, kes elasid siin samas, järelikult nendel ei ole autosid siin, mida parkida minu maja ümber. Te olete närvis kuidagi? Ei, ma ei ole närvis, te olete lihtsalt täitsa lolli juttu. No aga räägin nüüd... Oodake palun üks hetk. Jah. Kes on? Hallo. Kes olete? Peep Kasepõld. No? Eesti Naabrikaitse Liidu Tartu esindusest. Nii. Kellega ma räägin üldse? Te räägite Hannes, kes elab siin, korter on 216. Väga meeldiv. Ma helistasin sellise murega, et teie korteris toimuvad mingid peod ja on esitatud meile kaebused. Meil ei toimu mitte ühtegi pidu. Minu kaaslasel oli sünnipäev eile ja käisid mõned külalised. Nii. Autod viimased läksid ära kuskil, ma arvan, 11:30. Sest et viimased külalised elavad siin 2 maja edasi. No aga mis nüüd trahvidest siis nagu saab? Mis trahvidest? Trahv on meil vormistatud teie korteri nimele. Ma ei tea, mis selleks alust annab. Näiteks 1 päeva rahu rikkumise eest tuleks maksta 892 krooni ja kuna 4 päeva... Kes seda trahvi nüüd otsustab või teeb? Meie liit, Eesti Naabrikaitse Liit, mina listan Tartu esindusest. Kokku teeb see... Kes see selle avalduse nagu tegi? Teie naaber. Minu naaber? Mis ta nimi on? Valdis. Mis Valdis? Valdis, kes pidi minema Puurmanni nüüd ära siit. Ahah. Tuleb 4 päeva välja 3568 krooni minu andmetel. Ei tule mitte midagi asja välja sellest. Aga muide, alates 5. päevast läheb päevatrahvi hind ka odavamaks. Ja näiteks 10. päevast on hind 324 krooni, nii et
kaua te kavatsete seda pidu edasi pidada? No ma ei tea, nii kaua kui isu on. Nii kaua kui isu on? Ma ei saa üldse aru teist, et... Ja kavatsete trahvi ilusti ära maksta meie kontole? Ei, ma ei maksa mitte midagi, mitte kellelegi. Aga muide, kui te juba pärast 10. päeva edasi pidu peate, siis saate meie poolt ka 15 naabrikaitse kleepekat endale või kartulikoorimisnoa. Aga hea. Aga praegu neid pakkumisi ei saa, sest et ei ole mõtet lihtsalt unistada. Okei. Kas ma saaksin selle Preiliga uuesti rääkida? Jaa, ma arvan küll. Kaali Luuk on nagu mina auto juures või? Hallo? Jaa. Räägin uuesti Liisiga. Kuulen teid. Mis te vahepeal enda elukaaslasele telefoni andsite? Kardate mind? Kuulge, te raiskate mu aega, andke andeks. Teate, ma pean teile südamest tunnistama, et ma ei raiska teie aega, sest unistus unistuseks ja reaalsus on tegelikult teist nägu. Palju õnne sünnipäevaks! Tähendab, tegelikult kell 7 hommikul, kui te räägite mingist Bekaali autost, siis mina magasin kell 7 hommikul, ma magasin juba kella kuradi 1 saadik sisuliselt. Ma tean, palju õnne sünnipäevaks, ma helistan teile raadios Sun FM. Ja teie sõber, ehk siis sinu sõber Toni Käsper palus sulle need õnnesoovid läbi Tüngakõne raadioetri teha. Hallo! Ei ole võimalik. On võimalik, siin elus on kõik võimalik. Tähendab, ma loodan, et Tonil on elukindlustus tehtud. No kindlasti on Tonil elukindlustus tehtud. Kuidas sünnipäev läheb muidugi? Kas tõesti läheb nii pikaks või? No, kipub minema. Vot, aga palju õnne sünnipäevaks veel kord. Ärge siis Valdist sealt altkorterist välja ajaga ikka. Juba. No me juba mõtlesime jah, et kes see on.